Ja tänane päev on, nagu me kõik teame, siis 21. korda selline Tallinna ettevõtluspäev toimub ja uus hingamine, hästi palju ja huvitavaid töötubasid, seminare ja minu meelest inimesed on rahul ja meie oleme väga rahul. Aga kui kellelgi on hea mõte, siis ärge laske seda lihtsalt kaotsi, tehke kohe ära, eks pärast vaatab, mis välja tuleb. Siin on nii palju ettevõtlikke inimesi, ma olen saanud väga palju häid infokilde erinevatelt esinemistelt, nii et väärt päev ettevõtjatega koos. Tihtipeale tulevik võib tekitada sellise hirmutunde, aga ma arvan, et üks selline ravim selle juures on kindlasti teadlikkuse tõstmine ja sellised üritused samamoodi toovad meile seda teadlikkust erinevatest teemadest, et me saaksime siis paremini tuleviku jaoks valmis olla. Ettemõte tähendab ettemõtlemist, mis on ettevõtluses üks olulisemaid asju, et sa suudaksid mõelda võimalikult palju samme ette. Tänane tunnustus on minu jaoks väga tähtis, sest ma üritan fermenteeritud toidu populaarsust ikkagi igatpidi tõsta ja Eesti toit sai tõesti tunnustust täna. Ma pean ausalt ütlema, et sellisele üritusele tulles see ettevõtlushing, mis minu sees on, see lõeb kohe nagu tantsima tegelikult. Siit tuleb ainult häid mõtteid, häid kaaslasi, uusi inimesi, uusi tutvusi, kellega võiks absoluutselt veel rohkem koostööd teha ja tegelikult see on selline, ma ütleks, sotsiaalne üritus, kus ma päriselt õpin tundma neid inimesi, kellega ma siin Tallinna linna etendan. Kes see aasta ettevõtluspäevale ei jõudnud, soovitan kindlasti minna, sest tasuta väga põnevaid loenguid, ma ise kuulasin väga mitut, on teile koju kätte toodud. Ainult natukene linnas ringigi liikuda ja saategi põnevaid sisukaid loenguid.